Ja me olemegi Telehommiku köögis ja tegelikult selleks on väga palju põhjust, et toidule tähelepanu pöörata. Nimelt ma saan aru, et kogu Tallinn muutub peaaegu üheks suureks restoraniks või kuidas täpselt Anna on meie tänane külaline. Kas on erilised ajad praegu neil päevil Tallinna restoranimaastikul? No ma arvan küll jah, et nagu ma olen kuulnud, et see restorani nädal on selline praegu täitsa rekordiline, et hästi paljud restoranid võtta osa ja kuidagi praegu on siuke vist aeg, et inimestele väga-väga see kuidagi läheb korda. Anna, kuidas Annol läheb? Annol, ma arvan, läheb ta okei. Alati võib paremini minna. Ja seda on hästi tunda selle restorani nädalal, et kui ma kuulsin ka, et siin on nagu jaanuar-veebruar väga-väga vaikne olnud, siis ikka praegu inimesed kuidagi, eks see ilm ka oleks paremaks ja siis selline näha, et nad väga nagu kuidagi oodatud on ja see on, ma ei tea, meil on päris hästi see müüdud on ju. Äkki me natuke korraks seletame ka, Anna on tegelikult eriline restoran. Ta on küll Tallinnas suhteliselt kesklinnas, ta on tegelikult pisike, teil ei ole kohti väga palju. 22 vist, jah? 22, jah. Ja ma ei tea, kas te ametlikult kasutate ka seda tiitlit või kas te olete ametlikult kodurestoran? No me panime nimeks ta kodurestoran, aga... Te päriselt ei ela seal sama suru? Me päriselt ei ela, aga selles mõttes me oleme kogu aeg seal, et see restoran alati lahti ainult kui mina või mees on seal, et me oleme nagu see vahest, üks võib-olla natuke korraks. Käib ära. Ei, võib ainult haigeks jääda, ei saa ära käia. Ja kui me ära käime, siis me paneme ta kinni. Et jah, et sellepärast, et ta nagu ongi meie kodu, on ju, et nii me mõtlesime. Kas kodurestoran tähendab ka seda, et kui ma ära söön oma portsit, siis ma pean ise nõud ära pesema? Ei pea. Seda ei ole meil. Aga mis täna juhtuma hakkab? Räägime natuke sellest restorani nädalast selles mõttes, et restoranid teevad ju spetsiaalse menüü alati restoranide nädalaks. Ei, tegelikult nad ei tee spetsiaalset menüü. Tegelikult neil käibki see, et sa pead panema selle sama, mis sul on menüüs, toidud, lihtsalt nad on nagu soodsamad. Et kõik nagu normaalne restoran teeb sama suurusega, sama kvaliteediga, et sa pead ju inimesi endale nagu sellega nagu... Et nad tuleks pärast ka? Jaa, tagasi, mitte et mul tehti mingit tšikipriki. Potjomkini küla. Aga mis on see, mida teie pakute sel korral? Meie pakume siis lõunat. Seal on meil selline pardikonsomee, selline selge supp. Siis on meil pearook, siis on seal päeval kotlet, kalakotlet roosa punase krevetiga ja siukse Sinimere vahukastmes ja väike trüffel. Ja õhtul on meil kamkarp vinnutatud mandlikaspatšos, metskitsefile ja pistaatsia-kook. Mis sa täna meil pakud? Täna ma mõtlesin, ma teen teile seda, et ma just lasin endale menüüsse teha sellise natuke, minu jaoks hästi selline kevadise sellise roa on ja mis praegu on nagu tõesti meil nagu niimoodi inimesed on kohe vau võtnud, et selline hästi nagu vürtsikas, mündi koriandrikaste ja ma lihtsalt tõin need komponendid, et seda vaata inimene saab nagu ise nagu, natuke peab kogu aeg timmima, et ma pärast räägin. Aga siis ma võtsin, et rambutammid, tead, see on praegu... Veidrama välimusega. Veidra välimusega. Ma isegi tea, kas ta on puuvili. Tegelikult see on eksootiline puuvili. Puuvili ikkagi. Ja siis tegelikult on praegu nagu poodi lähedki, ongi nemad müügi, siis on liitšid, värgid, et võib-olla inimesed äkki ei kasuta, ei tea, need muidugi saaks niisama kogu aeg süüa. Kas me saame näidata, aga meil üks seest välja näeb? Jaa, ma tahtsingi nagu niimoodi, anna niimoodi, et teed siit sellise, ta võid minna ka seda pidi või... See on selline kiviga sees? Jaa, tšups, siuke ilus. Väga hästi tuleb koor ära. Jaa, väga hästi tuleb ja siis selle ma panengi pärast, ma lõikan siin siis nagu pooleks ta ja siis ma panen ta ka serveeri nagu taldriku peale. Et tegelikult ma ise ausades vaatasin ka natuke intervjuus, sest nad söövad neid, mis siin sees on, selline pähkli moodi. Mida ta meenutab? Kas ta on mingi asja sarnane? Ei väga. No ma vaatasin, et nad ütlevad natukene mingi viinamarja moodi. Minu kindlasti ei ole sellist sarnasust, aga palun söö. Jah, mitte ära nuusuta, vaid me võime sulle tüki anda siit. Ja ta võid nagu selles nagu koos selle kondikesega, mis seal sees on, aga tegelikult, vot nii. Väga tugevat lõhnadel ei ole. Ei ole. Ja pidi hästi palju C-vitamiini olema ja lihtsalt see, et ma teen sellise kruudu nagu siia kruudu, selle kaste, see kruud on siis nagu siiga natukene lihtsalt õli ja soola, sest see kaste on sul päris palju, mul on laimi ja sellist hapet, et ma siis ei marineeri seda kala, see läheb siis selle
kastme peale kõik ja siis tulebki see ja siis me paneme sinna finger lime'i. See on ka hästi pull. Ja, need on hästi kihvtid asjad. Võid just vahele, et tegelikult tal on sarnasus viinamarjaga. Minu meelest küll. Aga mõnusalt värske on ta küll, hästi selline mõnusa värskusega, jah. Ja finger lime on ka selline nüüd mingi moodne toode siin, tegelikult on ammu juba olnud, aga just praegu vaata restoranid rohkem kasutada. See on laim. Jaa, et selle me teeme ka katki, need siin nagu lihtsalt. Ta lõhnab ju täitsa ja ta ju ongi nagu laim, aga ta on hästi selline... Kas sellised on täitsa tavapoes müügil või on see kusagilt erikohast? Need asjad on kindlasti tavapoes, need võib olla, ma ei tea, võib-olla äkki mingi stopp, aga kuskil need, praegu on igatahes Eestis praegu tavalises väga intensiivne on see lõhn. Proovid natuke, et teda ei tohi mitte kunagi hästi palju panna, et ta kohe nagu plahvatab. Ja, intensiivne. Et üle ei tohi panna. Sa võid Anna täitsa sellega kenasti siin pihta hakata juba. Kas ma sellest kalast juba rääkisin? Ja siig, eks ole. Siig, jah. Siig, see on siis noores siig värske. Siiaga tegelikult tuli välja, et paar nädalat on mingi väike erro, probleemid, mingi jääve, ma ei tea, see üle pika aja pole olnud. Ehk siin on filee ja ma selle lihtsalt viilutan ära ja näiteks mingi jäägid ja kõik, ma panen kõik selle kastme sisse. Ehk siia käib münt, laim, crème fraîche. Selles mõttes nagu teha lihtne iseenesest. Hästi lihtne, et seda saaks nagu siis kõik küüslauk, tšilli ja siis kõik blenderisse. Kõik blenderisse, hästi tuleb spinatit palju, hästi palju tuleb rohelist värvi, spinatit võiks muidugi enne blanseerida. Ja siis ma teen sellise päris selle serveerimise. Ma ei tea, kas sa tahad, et miks on siin see hästi... Sa võid julgelt hakata juba oma asjadega pihta muidugi, vaikselt juba siin toimetama. Me oleme nüüd Telehommiku köögis tagasi. Meie kokaks on täna Anna. Anna esindab siis Anno restorani, mis on Tallinnas asuv väga hubane ja väga heade roogadega restoran. Ja meil on tegelikult väike lisajõud ka Mairit, kes on siis otseselt Tallinna restoranide nädala korraldaja ja kes teab just selle restoranide nädala poolt väga hästi. Tere hommikust. Kas kõik on kontrolli all? Kõik on väga hästi kontrolli all. Annal on kontrolli all ja meil on kontrolli all. Aga Mairika, me sinuga alustame kõigepealt Tallinna restoranide nädalast. Me natuke Annaga rääkisime sellest siin ka. Anno restoran, Anna, kui kaua osalenud seal? 8 aastat sai, jah. Ehk siis see juba näitab, kui pika traditsiooniga on. Kuidas sel aastal on, kui sa nüüd nii-öelda numbriliselt kokku võtad restoranide arvu? Mul on puhas rõõm öelda, et numbrid lähevad meil ainult paremaks. Meil on esiteks juubeliüritus 25. kord. Me oleme aastast 2011 on seda tehtud ja tuleb jälle taas kord rekord, et eile algas. Veel on 11 päeva minna seekord, on pikemalt natukene ja meil on üle 13 000 koha müüdud. Ja me ise vaatasime, et näiteks kui tuleb 15 000 täis ja keskmiselt üks külastaja sööb, ütleme 3 toitu, siis see on selline 45 000 toitu valmistatakse selle Tallinna restoranide nädala jooksul. Nii et see on päris hea number juba, ma arvan. On. Aga kas rohkem on ikkagi see, et see üks konkreetne nädal on selline eriline elevus restoranides või kas see tegelikult ikkagi toob kaasa sellise, ma ei tea, uue seltskonna, kes avastab uusi kohti? Et see on ja selle sündmus, ütleme, kõige suurem eesmärk, et tuua see toidukultuur ja Tallinna need head restoranid taas kord siis 2 korda aastas inimesele nii-öelda väga selgelt paketeeritud ette, et tal oleks väga lihtne ülevaade, ta saab kergelt valida oma menüüd, reserveerida kohad ja leida oma uued lemmikud ja kindlasti käia ka ära nendes, kus nad muidu käivad. Aga jah, see eesmärk on tuua see inimene välja ja ikkagi siis loodame, et ta järgmise aasta jooksul käib nendes samades kohtades, mis ta leiab. Ja me tuleme Anna juurde ka. Anna juba siin ilusasti paneb taldrikule seda, see on siig, eks ole? Jaa, see on siig. Kuidas see siig sellise kena roosa? Ei, see ei ole siig, see on see sama... Jaa, vabandustage. See kusjuures näeb küll veidikene, et kui niimoodi õrnalt viilutada, et sama õhuke nagu kala enam. Aga korra, Anna, käi uuesti üle, kes hiljem märkasid, mis sa teed? Ma tegin siis sellise vürtsiga mündikastme, seal on siis münt, spinat, messi, natukene tšillit, küüslauku. Natukene tšillit, proovisin vahepeal. Ja siis on ka siin ka värske kala, et sama siig, mis mul puhastas ja jäägid. See see tiigripiim nii-öelda. No ja midagi selle sarnast. Ja siis oli meil rambutam, mis me proovisime enne ja nüüd ma ta lõikasin siis nagu need tükikesed, panin natukene veel kuivatatud vaarikat
ja siis ma mõtlesin, et vaata need asjad on, nad on nii armsad, on ju, et tegelikult võib ju teha siuksed väiksed suupisted, on ju, sa võid siia magustoidu teha, näiteks sama panna mingi kreemi, siis sama selle puuvilla peale on ju midagi raputada ja saad lihtsalt lusikaga niimoodi süüa. Ma lihtsalt jätsin nad järgi. Ja nüüd ma siis panen serveerina, Mairit räägib edasi. Teeme nii. Mairit, kas on midagi ka tänavuse restoranide nädala puhul, mis on uus või uudislik? Ja meil on täitsa uus kategooria, et kuna on juubelisündmus, siis on ka DRV Drinks ehk siis saab ka minna õhtul valitud baaridesse vaatama, mis Tallinnas peale restoranis käiku toimub. Sest meil on ju Eestis või üle Eesti tegelikult erinevaid kokteilibaare tekkinud hästi palju. Ja ma saan aru, et see ongi mõeldud selleks, et nad ka siis osa sellest saaksid. Just, et nemad saaksid ka, et seekord on selline väga valitud seltskond, kes osaleb, aga loodame, et läheb hästi ja saame ka selle kategooriaga nii-öelda järjest kasvada. Ja on ju suure au sees ka mokteili kultuur nii-öelda, et see on ka hästi tore. Kui suur selline katsetaja ja proovija sa muide ise oled, kui sa näiteks kõrvalt vaatad seda praegu sündivat rooga, et oled sa selline uudishimulik toidufänn? Ma olen väga uudishimulik, ma olen selline, kuidas mulle meeldib öelda, restoranis kasvanud inimene. Ma olen hästi väikesest peale kuidagi kogu aeg restoranidega kokku puutunud. Ma olen suur Anna ja Anno fänn ja igasugused katsetused, kõik võivad kutsuda, olen kohe kohal. Anna, muide, kas Anno restoran on täis juba Tallinna restorani nädalaks või on teil kohti veel? Ei, ikka natuke on veel. Natuke on veel, jah? Ja ma pean ka ütlema, et kohti veel ikkagi on. Legend on ju see, et need on kohe kõik välja müüdud. On osad teatud kohad, millest paljud müüakse väga-väga kiiresti, aga ka restoranid vahel annavad kohti juurde, kui me niimoodi ilusti küsime. Nii et selles suhtes on kohti ja rahulikult leiab igaüks, kuhu minna. Nii, Anna, kas me võime proovida? Sul on mõned lisandid veel panna? No paneme korraks veel seda. Natuke rohelist juurde? Ja natuke koriandrit juurde? Koriandrit juurde, aga sa võid jah. Oota, paneme seal taldriku peale. Nii, väga ilus. Nii, oota, üks asi kindlasti. Ahah, ma võtan selle siit eest ära. Paneme kindlasti veel mündiõli. Ma võin selle siia alla. Pane siia kuskile või anna meil Keter, ole hea, tule võta see siit, siis me saame ilusa puhta laua siit. Ja siis on ilusasti sina. Mündiõli on see siis, mis sa lisasid siia veel. Ja mõned koriandrid veel. Ja paneme natuke koriandrit. Sa teed jälle selliseks, nii raatsi süüa ju. Nad näevad nii head välja. Värvid on ka nii ilusad. On, kevad. Puhas kevad taldrikul, nii nagu sa Anna tahtsid. Muide, meil on seal laua peal üks teine roog veel, aga ennem soolane, siis magus, eks ole. See on Ajurestost Joonas Koppeli selline signatuur magustoid. Absoluutselt. Huuled. On. Muide, Anna, kas sul on ka Anno restoranis oma signatuur toit, mille peale inimesed spetsiaalselt tulevad Anno restorani? On see, mis meil hitid on, et algusest peale, et midagi me muudame, aga mingid asjad on ja minu on sellised lemmikud, no see minu... Kusjuures, ma ei tea, kas see on juhus või on see planeeritud, aga minu planeeritud. Kaks toitu omavahel oma värvid. Harmoneeruvad väga hästi, kusjuures tõepoolest. Enne küsisite, kas kõik on kontrolli all, kõik on väga hästi läbi mõelnud. See näeb tõesti imeline välja, aga järelikult tuleb meil seda nüüd siis ka proovida. Nii et ma tõmban selle siia lähemale natukene. Ehk siis ma saan aru, et ma tean, et Romi, sul on vürtsikusega natukene, et sa väga vürtsikat ei armasta päris korralikult. Ma lasen sulle esimesena katsetada. Ma veel küsin korra üle, ma olin ennem nii huvitatud sellest roosast pulberist, et mis see tegelikult on? See on külmkujutatud vaarikas. Jahvatatud vaarikas tegelikult. Ta on külmutatud, siis ma natuke jahvatasin. Ta on nagu puruga saada. See värv on lihtsalt nii... Ja ta annab alati ilusti muide, see litši või rambutan annab nii mõnusa värskuse sellele. Imeliselt hästi harmoneerub see kõik kokku. Nagu ta on tšilline. On väga mõnusad, just see vürtsikus annab nagu nii mõnusa sellise... No sellise äkilisuse sellele. Meil on siin kahed nood ja sa sellist vaadad. Jaa, ma tean, aga mul on väike saladus. Ma arvan, et Anna pärast annab mul ikka. No suurepärane. Ma panen selle ette, see näeb veel ilus välja, aga... Kas ma annan selle just ole hea, Anna, palun siia poole see Ajuresto suurepärane. Joonas Koppel, kes... See on tõesti, see on otseses mõttes huuled. Kas minu mõttes oli, et... Nii ongi minu naise suudlus, just täpselt. Ja Joonas Koppel, kes esindab Eestit ka ju Bocuse d'Oril sel aastal. Täpselt, nii on. Anna, kui palju sina ju teiste roogasid minna käia ja proovida? Ma üritan väga palju. Suudlust oled saanud? Suudlust ma olen saanud, aga tema seda... Ei, suudlust ma olen nagu teises restauranis tema saanud. Aga neid, mis on need ajukesed praegu, on pateed, need olen ka saanud. Okei, nii et sina tead juba, sa juba tead, kuidas see maitseb, ei ole veel saanud? Seda ma ei ole. Tead, aga haaraselt lusikas, me võime seda julgelt jagada. Ma ei tea, kas Mairit, sina oled saanud seda? Mina pean tunnistama, mina sügisesel Tallinna restoranide nädalal käisin, proovisin ära. Siin oli selline tahkem see pealmine kiht, jah? Šokolaad, aha. Vau, oota, ja siia kõrvale käib veel. See on sorbee siin äkki, jaa.
oli põnev. see on küll selline magustoit tegelikult, et seda ei tahaks 4 peale jagada, ma tahaks seda kõik endale. Vau. Väga mõnus. Nii Sellepärast väga tasub tore minna küll. hommikut alustada ka muidugi. Igal juhul Võrratu. meie poolt väga suur aitäh Annole ja Annole. Anna ja Anno on siis restoranide nädala osalejad ja Mairit on selle festivali eestvedaja. Ma arvan, et siin oli üks väike näide, aga neid ilusaid roogasid on seal väga-väga palju. Ja võtke lahti restoranide nädala kodulehekülge, seal on kõik restoranid kenasti olemas, saate endale laua kinni panna. Aitäh veel kord.